võistkonnad siis on rajal väga pikka aega, et üks raskuspunkt ongi see, et nad startisid juba reede hilisõhtul ja siis nüüd lõpetasid pühapäeva hommikul ja läbides siis umbes 60 kilomeetrit ja vahepeal on nagu ikka sellistel võistlustel erinevad kontrollpunktid. Väga hea! Hästi! Mine sina, Marju! Nii alustame parema tõstmisest. Parem! Vasak! Ja pisti! Parem! No minu hinnang on ikkagi see, et kõik naised, kes siia võistlema on tulnud ja nagu siis tänaseks teame ka, et kõik võistkonnad on lõpetanud, et nad on absoluutselt kangelased. Ei, mõtlen. Pange nüüd põlema! Kohe tullakse kallale, kuulge! Jääd selle taha. See on uskumatu pingutus. No kohe päris kindel, et see on nagu näha ka kõikide naiste olekust ja samas ikka, mis on eriti sümpaatne, on see, et kui ma nägin siis kõiki võistkondi ennem lõpujooksule minekut, vaatamata sellele, et käidud oli 60 kilomeetrit ja nähtud vett ja vilet, et see optimistlik meel oli säilinud, keegi ei olnud kuri üksteise peale, ükski võistkond ei vaielnud omavahel, et kõik läksid reipal meelel ja kiitsid korraldust, kiitsid üritust, et sellise suhtumisega naiskodukaitsjad ainult uhkust võib tunda. Sa pead natuke aega. Aga see maasikas on lämma.